ja mitmed korraldajad, nagu näha, et peast põllumehed, et nemad on selle eest ka vastutavad, et see tänane sündmus siin on sellisel kujul teoks saanud. Aga nii nagu minu spikker ette ütleb, siis Kärna Ärni on kunagi öelnud sellised kuldsed sõnad, et maainimene peab saama rääkida, sest muidu kogub enda sisse liiga palju. Ja eks see tõsi ju on, et võib-olla tänases päevas suures üldises meediamullis selline igapäevane maainimese ja põlluinimese rõõmud ja mured kõige muust nii-öelda seast liiga palju välja ei paista. Ja täna siin ja praegu on nüüd meil siis see võimalus natukene sellist valgust heita rõõmudele ja muredele, mida siis meie igapäevase toidulaua eest hoolitsevad inimesed näevad. Ja juhuks, kui on publiku seas keegi, kes võib-olla kõiki neid härrasid ei tunne, kusjuures ma hakkasin väljas mõtlema, et meil võiks mõni naine ka siin tegelikult olla, et kuidagi väga mehine on see vestlusring, aga ei ole häda. Ulvi! Nii. Kõik toolid on täis. Me laseme, viskame mõne mehe siit välja. Ei ole vaja. Ei ole vaja, jah. Nii. Aga esimesena sealt poolt vaadates on meil siis Joosep Niit. Tubli poiss. Nii, siis on Olav Ellermäe. Mul ei ole teile siia tiitleid külge panna, aga võiks teile öelda mõlemad siis äkki, et looma- ja põllupidajad või põllumehed. No, sa võid mikrofoni testi kohe, kas mikrofon töötab ka, kuidas sa ennast tituleerid? Test. No, mina pole keegi, nagu ma ennem, kui olid avasõnad, et ma ütlesin ka, et mul ei ole ühtegi põllumajanduse ettevõtet, aga põllumajandus on minu kirg lihtsalt. No hobipõldnik siis või? No hobipõldnik on see, kellel on pisine kartulilapp ja mõned sellised kartulid ja purgid ja tomatid ja mis iganes, et ma olen see suhke kaasamõtlev jõud sellest põllumajanduses ainult omadele meestele. Okei, mina saan aru, et mitte ainult kaasamõtlev, vaid ikkagi ka eest sikutav. Mingil määral küll, jah, kindlasti. Nii, aga Olav, kuidas sina ennast tituleeriksid? Ma olen kohalik inimene. No kohalik ja, aga ikkagi ütleme valdkonnaga sa oled loomade ja põllumajandusega seotud. Olnud seotud ja tänaseni seotud? Ikka olen, ei, ma olen rohkem karjakasvataja, ma pole midagi põllumeesti või midagi niimoodi, aga no jah, karjakasvataja ja rohkem nagu endal nagu tundub niimoodi. Väga hea. No järgmisena on Hergo Tasuja, kellel tegelikult igapäevaselt küll tiitliks võib olla vallavanem, aga me siin ennist Joosepiga arutasime, et kuna noortalunikuks võib olla see, kes on alla 40, siis me võime öelda äkki Hergole, et tulevane noortalunik või? Teisalt ka võib-olla see, et Hergo tahab nii väga põllumeheks saada, et tuli meie Pöka tantsurühma tantsima. Et tal on kõik eeldused juba olemas. No Hergo, kas sa oskad paari lausega öelda, et kas või milline on sinu selline seos põllumajanduse või põllumeeste või kõige selle valdkonnaga? Joosep ütles ära jah, et esimene samm on tehtud, põllumeeste tantsurühmaga on liitutud, aga täna olen, nii nagu on tugitooli sportlased, ma olen siis tugitooli põllumees, et jälgin pühapäeviti, muidu üles olen kasvanud talusloomade keskel, et selles suhtes täitsa võõras ei ole. Et kui lehma näed, siis kohe ära ei jookse? Jah, siis tean kumba pidi ligineda ja kus on see koht, kus piima välja tuleb. Väga tore. Ja Hergo kõrval on Timo Varblas ja selline tiitel on minul siin paberile kirjutatud kui Eesti Noortalunike Ühenduse juhatuse esimees. Vastab tõele? Jah, vastab tõele küll ja lisaks sellele olen ma ka ise nii-öelda põllumees, et kasvatan kanu ja köögivilju ja lisaks ka lõikelilli, et siuke väga suure ampluaaga. Aga täna siin kui noortalunike juhatuse esimees tõesti. Väga tore. Ja viimasena siin minu poolt siis esimesena Martin Mallikivi, no kuidas me sinule tiitli külge paneme? Põllumees. Väga lihtne ja loogiline, kõik saavad üheselt aru, 2 korda arvamist ei ole. Väga hea, aga hakkamegi siis seda jutulõnga kuskilt veeretama, nagu ennist sai öeldud, et hea publik, kui teil on mõtteid ja soove kaasa rääkida, siis meil on üks mikrofon vist siin kohe käe pärast ka võtta, et andke aga julgeski siis käega märku, kui teil on soov kas siis mõne küsimuse või jututeemaga nii-öelda sisse tulla, see on ainult teretulnud. Meie praegune vestlusring siin praegusest hetkest alates kuskil 1,5 tundi kestab, kuni 1,5 tundi, aga ma kahtlustan, et meil tegelikult tuleb aega puudu.
nii et eks vaatame jooksvalt, kuidas sellega läheb, võib-olla teeme keskele korraks väikse pausi, et saab lonksukese kohvi võtta ja mõtteid koguda ja siis juba tagasi tulla. Aga enne kui me päris suure jutu peale läheme, et Joosep, kas sa oleksid valmis natukene avaldama sealtpoolt ja Martin siitpoolt juurde lisama siis, et miks te sellise päeva nagu Hiiumaa suur põllupäev üldse olete täna siin kokku kutsunud ja need vahvad inimesed endale külla siia palunud? Jaa, muidugi, et meie see põllupäev, hakkame siis täitsa algusest, et eelmine aasta meie tantsurühma liikmed mõtlesid selle peale, et me teeme Hiiumaa kohvikute päev, teeme ka ühe kohviku. Ja orgunnisime, tegime mingid kokkuleppeid, ma täpselt ei mäleta ka enam, mis oli, sest mis me kõik selle jõudsime ära teha, asukoht oli olemas, toidud olemas, isegi mingid hinnad mõtlesime välja ja siis, aga kuidagi see asi jäi nii soiku, et mõtlesime, et ja tegime selle karmi otsuse, et las ta jääb. Ja siis Martinile tuli Agrilandist, tuli üks suur Fendi traktor demosse ja tuli siuke eksprompt nagu, ma ei tea, kas seda täpselt aega, kas oli päev ette, ma olen kuulnud igast juhtu, kas oli päev ette või nädal ette, tehti Facebooki üritus ja me siis hiidlaste põllupäev oli selle hetkel selle ürituse nimi. Ja see sinna tuli kokku üllatavalt palju inimesi, nii eksprompt asjale, et siuke, me üritasime ühel hetkel lugeda teid droonipildi pealt või kuskilt ja see, ma arvan, et oli 100. Keegi võiks kaasa noogutada, mulle öeldi, et äkki oli 100, et vähemalt 100 inimest oli. Hiiu Leht kajastas seda ja selles mõttes, et inimestele see asi meeldis seal. Ja siis mina olin ka natukene selle asjaga sealt seotud, et mingisugust traktorit liigutasin ja korrasin ise ka traktoriga põllu pealt ja mis mul täna jäigi nüüd tegemata, eks ole. Ja sõitsin traktoriga tagasi, siis ma kirjutasin meie Kätlinile, et pagan, las see kohvikute päev olla, teeme selle põllupäeva järgmine aasta suurelt. Ja tema oli nõus, siis asi natukene jäi tahaplaanile, sest siis oli sisuliselt aasta tagasi täpselt, oli see päev. Ja aeg läks edasi, arutasime, mõtlesime, kui me kokku saime, mingisugused asjad olid ja siis tegime ühel hetkel mingisuguse, äkki oli kellegi sünnipäev või mis iganes meil võis olla, et kuule, et see põllupäev, kas teeme nüüd ära. Ja siis mina võtan taskust telefoni, ma kirjutasin äkki kas sinule või oli Taavo. Ma ei mäleta enam kummale, ma esimesele kirjutasin, küsisin, et 24. august, kas sa oled vaba, kas sa saad tulla ja me teeme põllupäeva. Sel hetkel, kui ma selle sõnumi kirjutasin, ma ei kujutanud ette seda, mis meil täna siin selja taga nüüd toimub. Et sealt hakkas asi natuke lahti veerema ja siis teeme põllupäeva. Taavo oli nõus, olid sina, Arno nõus ja siis me hakkasime mõtlema, mis me nüüd teeme siis. Mis see põllupäev võiks olla? Et me tahtsimegi tutvustada, lõpuks ma jõudsin selleni, et tutvustame seda põllumajandust, sest suureks inspiratsiooniks on olnud mul Jeremy Clarkson. Kui tema seal Suurbritannias võttis selle talupidamise üle, temal on, see teema on hoopis midagi muud, aga see, kuidas tema promob seda farmi talupidamist ja kõike seda töö tegemist ja need seriaalid, mis on tehtud, see andis suure inspiratsiooni, sest tänu sellele, mis tema tegi, jõudis see asi kõik sotsiaalmeediasse, et nagu tutvustada rohkem seda talupidamist inimestele, kes on sellest võõrad. Ja ma võtsin ka selle nagu endale sihtmärgiks, et tutvustada siis seda põllumajandus inimestele, kes ei tea lihtsalt. Nad näevad traktoriga, kunagi on vanaisa oli traktor Põkka, mis seal väljas, eks on. Et nagu tuleksid, vaataksid koha peal seda masinat, need suured meeletud masinad, mis põllu peal tööd teevad, saaksid kas või, ma ei tea, ma täna olin nii palju hõivatud, ma ei tea, kas nad said kõiki näppida ja proovida ja katsuda ega sõitu. Et see oli mu eesmärk, et inimestele tutvustada seda põllumajandust lähemalt. No Martin, on sul midagi siia lisada veel või? Ma mäletan see algust natuke teistmoodi. Et aasta tagasi sai jah tehtud nagu 2-3 päeva hiidlaste põllupäev, nagu väikses mahus. Ja siis hakkas asi meeldima, oma arust olin tubli.
ja siis, kui Joosep sealt hakkas ära minema, ütles niigi jabast enam küll ei tee. Ja võttis asja üle ja nüüd on natuke paremini. No igal juhul on algus tehtud ja ma julgen küll tänase päeva põhjal öelda, et tegu oli Hiiumaa traditsioonilise põllupäeva esimese hooajaga. Nii et siia tuleb kindlasti ka järgesid. Aga tõesti, nagu siin juba sai viidatud, et õues on ka ju nii-öelda väga hästi, et ühes servas on nii-öelda vanatehnika, millega meie isad ja vanaisad võib-olla kunagi tööd tegid. Ja teises servas on sellise kaasaegse tehnika tippsõna, mis mõnel mehel siin võib-olla on täitsa koduhoovil olemas, aga mõnel on selline veel ilus unistus, mille poole nagu püüelda. Aga seesama tehnika areng ongi olnud tegelikult ju meeletu, et ükskõik, kas me vaatame perioodi, ma ei tea, 10 või 20 või 30 aastat, et mismoodi see tehnika areng on üldse kaasa aidanud sellele, et tegelikult mida uuem ja uhkem tehnika, seda vähem on meil ju inimesi vaja selle töö tegemiseks või kas see ongi eesmärk, et teistpidi, et meil lihtsalt pole neid inimesi enam? Joosep, kuidas sa sellele otsa vaatad, et kas see tehnika on selles mõttes meile head teinud või hoopis karuteene teinud, et ta on inimesi sellest valdkonnast minema viinud? Kindlasti ei ole minema viinud, et nagu eemale peletanud. Ma arvan, et just nagu, ma ei oska nüüd, ma ei taha panna kellegi märke külge, kui vana keegi on. Aga kindlasti on eemale peletanud, et põllumajanduses on tööl ea poolest inimesi, noored poisid, vanade meesteni välja. No aga seda võib võtta ka teistpidi, et kui sa vaatad seda samat uhket masinaparki, mis seal väljas on, siis nende hinnalipikud on selline, et isegi kui õige mõtleb, et ma võiks ju tahta põllumajandusega tegeleda, aga siis see hinnalipik ajab kohe suure hooga eemale, et ei, ma ei hakka üldse mõtlema selle peale. Seda küll, jaa, loomulikult, et mina olen ju ka potentsiaalne nii-öelda noortalunik, et veisekasvatuse spetsialist võiks ka samamoodi alustada selle põllumajandusega, kui mina nüüd vaatan, et unustage ära, mina ei küündi selleni kindlasti mitte. Et kui inimeste juurde tagasi tulla see tehnika areng just, et siis mõned mehed tulevad kaasa, just vanem generatsioon, kes on valmis õppima, noored kindlasti on valmis õppima. Pigem on see olukord noorte poole pealt, et nemad ei kihka üldse selle vanatehnika peale minema. Et nad tahaksid kohe alustada uue ja uhke ja just sellisega. Just, et ma ei tea seda näidet praegu nüüd täpselt sõna-sõnalt öelda. Vennas istub seal, oskab seda öelda, aga minu arust oli Olustada koolis oli see olukord, kus poisid ei ole nõus vana Belarus traktoriga tööd tegema. Et nemad tahavad ala John Deere'iga või Fendiga sõita, meil on keps on seal sees ja et istume ja midagi, nemad scrollivad oma telefoni sel hetkel, kui traktor sõidab pikka põldu sirget joont ja et mul on pigem nagu, mul on hea meel, et noor generatsioon on peale tulemas mingil määral, et võiks alati rohkem olla, aga võib-olla suurem hea meel on, et on inimesi seal nendes vanemaid mehi, kes seda tööd ka teevad veel praegu nendega uuemate masinatega, et ei ole mingit jonni, ei, see nii uhke, mina ei lähe sinna nupud, särgid, kõik värgid, särgid, mina ei ole nõus. No, Olav, kuidas sinal, millisesse kategooriasse sina kuulud nii-öelda, et kas vana masinaga võib julgesti tööd küll teha või hing ihkab, et oleks ainult see uue masi küll siis teeks? Ei ole see asi nii lihtne. Vaata, see on see sama asi, et mina näen seda asja hoopis teise nurga alt. Ma olen nagu seda maailma näinud igasuguste nurkade alt. Ja mina ütlen, et maailmas on toidu hind liiga odav ja selle see ei ole see, et umbes, et noored mehed tahaksid ainult näppida mingit uut masinat. Tegelikult on suur osa nagu maailmast on vaene, meie elame siin võib-olla siin kõige rikkamas osas, kus need samad kõige uuemad asjad on nagu võimalik teatud skeemide läbi soetada ja nendega nagu tööd teha. Aga pigem see, et miks inimesi ei ole põllumajandussektoris nagu, see ei ole mitte sellest, et masinad on sitad või teistpidi. Asi on hoopis selles, et tegelikult rahavoog on liiga väike selles põllumajandussektoris ja see on nagu selle asja taga. Ja teine asi, mis noori inimesi eemale peletab,
on see, et kui ta peab tegelema ettevõtlusega, siis on ilge roppus, on igasugused kuradi regulatsioonid ja asjad, mis tegelikult hirmsasti segavad töö tegemist ja see on asi hoopis, mis inimesi eemale peletab. Keegi ei taha väikese raha eest suure jamaga tegeleda. Olgu nii hea traktor kui tahes, palgatööle läheb mees küll, kui saab hea traktoriga tööd, aga katsu ise kurat, vaat ei tule välja. Mina ütleks niimoodi. No siit on väga hea üle minna mõnes mõttes, et Herko, sina oled täna meil kohaliku omavalitsuse esindaja. Tõsi on vist see, et kohalik omavalitsus ei ole saanud või täna vähemasti ei ole kehtestanud siin meie kohalikele põllumeestele mingisuguseid omapoolseid regulatsioone. Küll aga oled sa nii-öelda mõnes mõttes sellises masinavärgis nagu sees, et kuidas sulle tundub, et kas neid regulatsioone, mis antud juhul, kui me räägime põllumajandusest, nii-öelda neid pärsib või peaks kuidagi tegevuses hoidma, et kas neid on vähe, palju ja kas Hiiumaa tundub sulle, et saab nendega hakkama või tõesti võiks Hiiumaale näiteks meie väiksuse tõttu kaubelda kuskilt mõned erisused välja, et kuulge, et meid ei saa võrrelda siin, ma ei tea, mulkide või kelle muuga, kus on kümneid ja sadu kordi suuremad maalapid ja kõik on viljakas ja meil on sellest viljakusest nagu asi kaugel, et kuidas sinu vaates võiks sihuke kõrvaltvaataja pilk olla? Jah, ma kõigepealt sissejuhatuseks ütleks ka suur aitäh kõigile korraldajatele, et ma olen sihuke mulje, et täna on siin umbes sama palju inimesi päeva jooksul läbi käinud nagu Maamessil, et tõesti väga ägedalt on ette võetud. Ja kui siin sissejuhatusring oli, siis Martini selline tiitel või sissejuhatamine oli väga tagasihoidlik, arvestades, et ta on ju täna ka üks Eesti aasta põllumehe kandidaat. Ja see hakkub selles mõttes ka sellega, mis sa küsisid, et ma arvan, et sellepärast mind karistuseks Joosep siia lavale pani, et ma olen selliseid rumalaid küsimusi siis küsinud, püüdnud asjadest aru saada enda jaoks, et ühtepidi kogu see sündmus, mis siin on, et paistab ju, et põllumajandus on äge, et võiks ju siin hästi minna, hoovi peal on mitme miljoni eest tehnikatena väljas olnud, samas loed seda Martini intervjuud aasta põllumehe kandidatuuriga seoses, kus väga selgelt jäi kõlama, et raske ja väga raske on selles sektoris siin Hiiumaal toimetada. Ja sealt jäi ka meelde, et kui siin Eesti aja alguses oli 90 piimatootjat, siis täna on saarel 3 piimatootjat. Taustauuringuga vaatasin muidugi, et lehmad on seest väga tublid, et kui 30 aastat tagasi üks lehm andis 3500 kilo, siis täna pea 11 000 kilo aastas, et nad on suutnud 3 korda oma toodangut 30 aastaga tõsta ja siis olid ka need küsimused, et mille taga siis asi on, et kas tehnika, aga vaata, et traktorid on siin ja see haakub hästi sellega, et kui Olavil oli küsimus, et kas tema kardab vana tehnikaga sõita, siis Olav on ju sõitnud siin väga vana tehnikaga suisa Toompeale välja ja seal toimetanud, et tõesti täna see uus tehnika, saan aru, pigem on selline, et sa võid rooliraga ka muid asju teha, et kohati sõidab automaatselt ju. Et siin on selles suhtes kontrastid on hästi suured, et ühtepidi pilt tundub võib-olla petlik, et ma olen püüdnud aru saada, et kus need siis sellised veakohad peidus on, et kuidas asja muuta ja ma arvan, et see ei ole ikkagi see teema, et siin Hiiumaal mingeid eriregulatsioone kehtestada, et need asjad on ka mitme sektoriga, et see üle mere sõit paneb meie ettevõtjatele sellised lisaväljakutsed, taristu ehk siis elektriühendus ja kõik säärased asjad, aga see ei ole ainult Hiiumaa teema, et öelda, et nüüd seame mingi erisuse ja siis on mure lahendatud, vähemalt mulle tundub nii. No, Timo, kuidas sina vaatad selle sektori arengut täna ja tulevikus ja teistpidi toomegi siia selle noorte ja järelkasvu teema peale, et kui siin toodi nagu näide, et kui juba koolipoisid, kes õpivad või peaksid tahtma seda valdkonda õppida, ütlevad, et ei, et nemad alla John Deere'i üldse nagu ei hakka masinarooli nagu istuma, siis tundubki, et ma ei tea, tulevik ei ole just kõige roosilisem mõnes mõttes. Et tegelikult loogiline mõistus ütleks nagu seda, et kui sul on kutsumus, siis alustad kas või käsi adraga, aga sa hakkad kuskilt otsast pihta. Jah, et
kui võib-olla nüüd avada seda, siis et noored ei taha minna selle vana või võib öelda iganenud tehnika peale, siis pigem on võib-olla, mis on ka tulnud välja siin ka erinevates õppeasutuste poole pealt, on see nagu suunamuutus. Et see noor pigem mõtleb seda, et ta on küll huvitatud põllumajandust ja tahaks teha seda ja ta väga hea meelega töötakski mõnes ettevõttes, kus on see äge John Deere ja uus tehnika, aga nagu siin mainiti juba, et lisaks sellele põllu peal tööle on see administratiivne pool nagu ka seal hästi suur juures. Ja see osa on see, mis pigem paneb neid noori nagu mõtlema, et lihtsam ja mõistlikum on oma kirge siis põllumajanduse vastu välja elada kuskil kellegi ettevõtte juures, kes tegeleb ise selle nii-öelda paberipoolega. Aga küll selles suhtes ka seda tehnikat ei tohiks karta, et see on ka see ikkagi, mis aitab seda põllumajandust ju edasi viia, ja kui me võtamegi, et meil täna on siin õues tõesti mitme miljoni vaade, eks ole, et siis see tehnika on see, mis siin liigub peal, aga see mitme miljoni vaade on see, mille peal see tehnika liigub ja vot see on see keerulisem koht tegelikult, et kuidas jõuda selleni, et meil on see koht, eriti noorena, et see koht, mille peal selle tehnikaga sõita, et see on keeruline. Kui nüüd vaadata noortalunike vaates seda, siis noored on leidlikud ja kui on indu, siis on ka võimalik seda teha ja läbi siis ka meie ühingu tegevuse ja üldise sihukese mõttemaailma hakkab ka see nii-öelda siis või võiks hakata ka see muutuma, et oleks ka huvi nii-öelda siis nii riigil kui ka muudel asutustel soosida seda, et noored oleksid põllumajandus. Mina ütlen kohe ausalt ära, et mina ei ole põllumajandusega kuidagi seotud, seetõttu võib-olla tuleb siit üks väga rumal küsimus, et meil käib siin läbi korduvalt termin noortalunik. Ma saan aru, et see on ühest küljest nii-öelda vanusega piiratud, alla 40 peaks olema see, on ju. Kas noortalunik selleks olemine või selleks saamine, kas riik kuidagi seda üldse toetab või soosib või kas selle uhke tiitliga tegelikult ka midagi kaasas käib? Euroopa mõistes on jah, noortalunik on siis alla 40 eluaastat siis talunik, kes alustab siis põllumajandusega enne seda vanusepiirangut. Meie noortalunike liikmeks võivad olla ka vanemad liikmed, et meie seda vanusepiirangut ette ei pane, et põhiline, et on huvi noorte põllumajanduses tegutsemise vastu ja selle toetamise vastu või ka kasvõi selles nii-öelda siis inforuumis olemise vastu, et see on oluline. Aga toetuste poole poolt, kui rääkida, et jah, siis meil on olemas noore alustava põllumajandusettevõtja toetus, mida siis teatud tingimustel ka noored põllumajandusest huvituvad siis saavad taodelda. Aga kas see toetus on selline piisav, et sinna 100 miljoni vaadet minna nautima? Kindlasti nii-öelda käed taskus minna 2 miljoni vaadet nautima, see jah, niimoodi võimalik ei ole. Küll aga on see väga hea nii-öelda stardi alustuskapital, kust nii-öelda alustada. Ja kui veel vaatad seda, et ega seda kõike ei pea ka nullist alustama, et alati meil, nagu siin oli enne jutt, et on tegelikult väga palju neid vanemaid põllumehi, kes veel teevad tööd selle uue tehnika ja vana tehnikaga ja tegelikult on selles seisus, et aga üks hetk enam ei jõua, et mis siis saab. Ja just ka see ülevõtmine ja nii-öelda, et noore nii-öelda generatsiooni sinna põllumajandusse toomine, et see on ka selle nagu suur osa. Ja seda ka nii-öelda siis seesama toetus ka nii-öelda siis aitab kaasa. Kui siin oli juttu nii-öelda noore generatsiooni ülevõtmisest, siis Martin, sina oled ikkagi ehe näide sellest, kuidas nii-öelda perekonnaliini pidi sina oled oma vanematelt üle võtnud ja ma usun, et sinu lapsed võtavad sinult ka üle, et sa oled suutnud nendesse ka süstida sellist maaelu usku nagu. Aga kui me oleme korraks siin kõikide teistega rääkinud sellest nii-öelda tehnika arengust ja selle kaasa aitamisest, selle valdkonnaga tegelemiseks, et mis vaated sinul sellega on, et kas ei pea vaatama seda miljoni vaadet, võib julgelt Belarusiga mitukümmend aastat edasi nühkida või ikkagi tegelikult kas või produktiivsuse kõige muu asja mõttes, et tuleb lihtsalt leida see vahend ja tuleb see masin ära osta, ei ole valikut?
no mina olen nii vana mees, et ma olen igasuguse masinaga tööd teinud ja võin ka praegu teha, et kõik klapib, aga eks ta on, et selle vana tehnikaga natuke, ühelt poolt on raske nagu noh, et uue tehnikaga joob natuke kiiremini, natuke täpsemini, aga siis peab ka mahud taga olema, et see nagu ära tasub, et kui noh, niimoodi rahulikult võib ka vana tehnikaga teha ja igasugune tehnika läbiks. Et noh, mandril on suured ettevõtted, efektiivsed, edukad, uhked masinad kõik, siis me siin Hiiumaal oleme ikkagi vaesed ja kasutame seda, mis kätte juhtub. No jällegi täiesti kõrvaltvaatajana mina tahaks küll öelda, et kui me oleme tõesti vaatame Hiiumaad esiteks nii-öelda merega ümbritsetud, kuskile me siit ei pääse, üks selline 1000 ruutkilomeetrine territoorium on ju, ja siis esiteks, kui sa midagi kevadel maha paned, sul ei ole õrna aimugi, kas sealt sügisest midagi kätte ka saada, kas tuleb uputus, kas tuleb põud, mitte keegi ei tea. Ja siis, kui see üks nädal tekib, et nüüd oleks aeg vilja võtta, siis tahavad kõik võtta, on ju. Et kuidas üldse on võimalik seal mingisugune, ma ei tea, ärimudel või ellujäämissüsteem selle peale nagu üles ehitada, et see tundub nagu kaine mõistusega täiesti ju võimatu, just taaskord tulles sinna tagasi, et meie piiratud majandusruumis niimoodi, et kaine mõistusega inimene ei peaks kaugele hoidma üldse sellisest valdkonnast nagu põllumajandus. Et selles mõttes au ja kummardus kõikidele, kes sellega tegelevad, ma tahaks öelda. Aga kas meil on vahepeal publiku hulgas äkki kellelgi mõni mõte või küsimus tekkinud, kes sooviks meile kaasa rääkida siin lava peal olijatega? Vaikus. Ma tean küll, et eestlased või hiidlased ka sealhulgas, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama, et pärast on vaba mikrofon ja kõik räägivad nii, et vähe pole, on ju. Aga olgu, me hästi põgusalt tehnikast ja sellest miljoni vaatest juba rääkisime. Mulle enesele tundub, et seesama tänane sündmus siin ja see kaunis päev on nagu selles mõttes ülihea näide sellest, kuidas on võimalik asju teha edukalt ja seda just nii-öelda koostöös ja koostöös tehes. Et kui Joosep oleks üksinda tahtnud seda päeva ellu viia ilma oma siin teiste lähikondlastega, siis kindlasti see oleks sellega hakkama saanud, aga ta ei oleks sellises mahus, on ju. Et mulle tundub sealt Kärdlast nagu allapoole vaadates, et tegelikult see teie punt, kes te siia olete praegusel nii-öelda ajahetkel siia sattunud, noh nagu ennist, ma ei tea, Joosep, kes mulle ütles, et tegelikult kõik, kes te siin olete selle päeva korraldamise taga, et te olete siin lähi 10-15 kilomeetri raadiuses, on ju. Te tegutsete ühes valdkonnas, kõik olete noored, silm särab, ja teil on selline koostöötahe. Ma tahaks mõnes mõttes küsida, ma ei tea, kellele selle kinda või mütsi peaks nagu viskama, aga et mis siis teil nagu teistmoodi on, et miks siin hiidlaste hulgas ei ole sellist koostöötahet ja sellist kambavaimu nagu varem tekkinud, et neid põllumehi on siin teisigi olnud ja on tänaseni, aga igaüks pusib nagu omas nurgas, et sellist koostegemist, no ei, vabandust, aga ei ole näha olnud. Ma ei tea, hakkame nüüd siit otsast pihta. Martin, kuidas sa seda näed? Ma arvan, et on olnud ennem, et ka see hoone on siin olnud kamba peale, no kõik need aastad peale valoosi aega. Ja noh, praegu meil see punt on lihtsalt, et ongi niimoodi sattunud, et oleme sõbrad ja toimetame. See rahvatants ühendab, peaks teised need vanemad saatma ka ikka rahvatantsu tegema. Korraks segan vahele, kui me eile õhtu mõtlesime need asjade peale siin, et kuidas see koostöö, kust see on tulnud ja kõik, nagu tõstatan selle küsimuse. Martin oli vist küll siis juba koju läinud, aga Heiki oli meil siin juures. Ma ei veel ikka tõsta korra käsi. Selja taga kõigil, kes istuvad. Et küsisin tema käest ja siis kuskil ma mingi hetk küsisin veel, et kuidas oli aastad tagasi, ütleme maala 10 aastat tagasi see koostöö, siis keegi ütles, et ei olnud nagu suusad ristis, aga seda oli nagu vähe. No, mina olin nii palju sel hetkel nagu võõras, nii palju noorem, sest ei olnud nii hingelähedane see teema tol hetkel. Aga kuidas see sõpruskond nagu tekkis meil, kes meil on siin korraldusmeeskonnas siis? No, ma arvan, et see üks suur põhjus on jah, meie see rahvatantsurühm nimega Pöka.
et me ei jõudnud täna tantsima. Meie Anu pakkus selle küll välja küll, kus meie Anu üldse on. Anu, seal, et pakkus selle välja, aga ma arvasin hästi, et me täna ei tantsinud, et me pingutame järgmise aasta tantsupeo tarves. Ja sealt see sõprus on saanud alguse, igasugused kõige pisemad koostööd ka, mingid väikesed asjad, et kuule, kas sul on M1680 Bolti või midagi siukest, et kes teavad, mis see on, siis palun. Aga või mingid siuksed muud asjad, mingid niidukiterad, kõik siuksed asjad. Kuule, et ma lähen mandrile, või kas keegi liigub mandrile, et saaks tuua ära mingi seeria või mingid tükid ja siis... No aga meil on mobiiltelefonid olnud viimased 30 aastat, kas siis vanemad põllumehed ei ole osanud seda kasutada või? Meil polnud numbrid. Aga see koostöö ei piirdu ainult siis nagu selle pundiga, ütleme, et Hiiumaal põllumajanduses koostöö, ütleme nii, et olud sunnivad, et Iidlen tahaks omaette pusida rohkem, aga ei pea välja. Ja siis tuleb nõu ja jõu abiks olla, et näiteks Olav on mind see aasta väga palju aidanud. Et kui ma veel jaanipäeva näen, siis tänu temale. Samas on aastate jooksul Ulviga tehtud palju asju koos ja ma arvan, et Ikiga ja et selline koostöö käib ikka praktiliselt kogu Hiiumaal, et olude sunnil, ütleme nii. Et hästi nagu ei tahaks, aga peab, on ju. Aga see on tegelikult, ma segan vahel, aga ma ütlen, et see on tegelikult väga hästi öeldud Martinil, et tegelikult see nii ongi. Ega muidu ei tahaks vest, aga ma ei saa muidu. Mõnes mõttes mõtlen ka seda, et justkui kui te tegutsete nagu ühes valdkonnas, käite, ma ei tea, teisipäeva või neljapäeva õhtuti koos nagu tantsimas, aga ettevõtluse seisukohast, siis te mõnes mõttes ikkagi olete nagu konkurendid ka. Või on igaühel ikkagi mingi nii palju väike erinev nišš, et päris nagu konkurendiks ei tükida? No me oleme pigem kaaskannatajad, aga konkurentsi nii palju. See on uus ettevõtlusvorm, kaaskannatamine, jah? Aga nii palju ikka, et tahad naabrist ikka parem olla, et väike võistlusmoment on kogu aeg ja see nagu seda asja edasi viibki. Et kui vanasti oli Hiiumaal 5 osavalda, siis mitte osavalda või vallad, siis igaüks tahtis teisest parem olla. Nüüd on üks vald, kellega nüüd võistlema Saarastega ei suuda, vaatad Haapsalu, see on nii suur, no mis teeme. No Timo, kuidas mandri peal see koostöö sujub, et kas nii-öelda põlvkondade vaates on toimunud mingit muudatust ja murrangut või on äkki mandri peal kogu aeg toimunud koostöö? Eks see koostöö on jällegi nii, nagu sa ka ennem ise ütlesid, et kõik pusivad ja tehakse ka koostööd, aga see üks nädal, kui vaja vilja võtta, et siis peavad kõik väljas olema ja sinna ei olegi midagi teha, et niimoodi ikka tehakse. Ja teine asi, mis ongi, on need ühendused, nii nagu ka noorteomanike ühendus, kus toimub see koostöö alge või ka see sama võrgustumine, et me saame kokku, et meil siin saame rääkida nii-öelda enda muredest ja rõõmudest, käime üksteise ettevõtmisi vaatamas ja nii-öelda siis nõu ja jõuga niipidi ka võiks olema ja neid võrgustikke siis peale noorteomanik on veel meil erinevad erialaliidud ja ka mõned katusorganisatsioonid. Aga see on just see koht, kus siis ongi need sarnaste huvide ja probleemide ja rõõmudega inimesed koos ja sealt ka sünnivad tihtilugu just needsamad ka kohalikud koostööd, et täna meil siin Hiiumaal, ma just vaatasin nimekirjast järgi, et meil Hiiumaal täna on 6 liiget, et minu meelest on see päris hästi, aga võiks olla muidugi väga palju rohkem. Meil on 8 põllumeest, 6 on liiget. Aga jah, just, et need erinevad üritused, koolitused ja need asjad, mis toimuvad läbi meie ühendused, need kindlasti ka seda koostööd nii-öelda siis aitavad süvendada. Hergo, kui sina nüüd oled ka Põka auväärne tantsija, siis sellest võib eeldada, et koostöö avaliku sektori ja Hiiumaa põllumeeste vahel on parem kui kunagi varem. Et kõik mured jõuavad otse sinu lauale ja saavad ka kiire lahenduse. Oled asjadest väga hästi aru saanud. Aga selle koostöö osas ma usun, et koostööd on ikka tehtud ja on see siis jah sellise konkurentsi või kaaskannatamise vormis või lähteall.
aga mida võib-olla ei ole olnud, et väljapoole ta võib-olla alati ei paista, et seda koostööd tehakse. See tänane päev on selles suhtes väga hea näide, et ka sellisest põllumajandusest, talupidamisest võõrad inimesed näevad seda seltskonda koos toimetamas, koos tegemas, et minu küsimus on ka olnud, et miks meil ei ole seda organisatsiooni, et siis näiteks Hiiumaa Põllumeeste Ühendus, et mingi MTÜ või nii nagu on Ettevõtjate Liit, aga sellele oskavad teised kohalolijad märksa paremini vastata. Nii, Olav, kuidas sulle tundub, kas on põlvkondades mingisuguseid erinevaid lähenemisi või mõttemaille või miks on nii, et näed, siin selle piirkonna poisid on ilusti, hoiavad ühte ja saavad kõik tehtud, aga võib-olla tõesti on see, et varasemalt on ka, aga see ei ole välja paistnud. Kuidas sulle tundub? Ei, ma ei oska nüüd niimoodi kommenteerida, et see nüüd nagu mingi ealine iseärasus oleks. Et eks tegelikult me oleme teinud seda koostööd ka nii, ütleme siis nii, et mitteametlikus vormis, et tegelikult on ikkagi see sama, nagu Martin enne ütles, et see häda ajab härjakaevu meetod on alati töötanud. Aga nagu ega seda paberi asja ei taha keegi nagu ametlikult vormistada ka, nii et selles mõttes nagu võib-olla neid ametlikke organisatsioone keegi ei ole nagu selline inimene olnud, kes oleks võtnud selle enda peale, et okei, mina olen nüüd see mees või naine, et mina ajan kõik need põllumeeste ametlikud asjad korda, sest kui see liit on olemas, siis sa pead ka kohe töötama nagu väljapoole ja igasuguste nende asjadega. Keegi ei taha nagu reeglina seda teha, vähemalt siiamaani ei ole olnud. Ja ma ei tea, kas edaspidi on. No minu meelest, kui ma olen vaadanud Facebooki Joosepi seina, siis öösiti ta on põllul, järelikult tal on päeval palju vaba aega, et vabalt võiks sellega tegeleda. Ja temal on Annet ka nagu selle asja peale. Nii et mulle tundub, et täna on asutamiskoosolek Hiiumaa Põllumeeste Ühingul. Aitäh! Aga Joosep, tahad sa veel ise siia midagi, et sa küll korraks siia vahele lõikasid, aga on sul mõni mõte veel lisada? Ma otseselt lisada ei oska, sest täna selle ürituse korraldamise ajal ma tegin korraks, käisin kodus, tegin ühe tassi kohvi, hingetõmbe pausi ja siis küsisin isa käest, et selle sama taluliidu kohta, kunagi oli Hiiumaa taluliit olnud, et ta ei oska mulle palju selle kohta küll rääkida, aga et see oli siin vahetult peale meie vabariigi taasiseseisvumist loodud, aga kui tema siis oli enda isa minu vanaisa käest talupidamise liidi talu siis üle võtnud, see on paberimalt kõik, mis sellega kaasneb, et siis see oli 98, 97, võite guugeldada, mis see aasta ümber täpselt oli, kui Andres Niiditalu loodi, et siis see taluliit oli oma tegevuse praktiliselt juba lõpetanud. Et sellest on nüüd, mul on täna peas asi, mina ei oska nii palju arutada kui 2024 ja 98, eks ole, et sellest on ikka hulk aega nüüd tagasi, et miks seda ei ole loodud. Hergo selle küsimuse esitas ka üks päev mulle, ma ei oska talle vastata, et koostöö on pigem nagu võib-olla Hiiumaa mandri inimeste jaoks küll väike, meie jaoks on ta suur, ma mitte üldse ei viitsi Kärdlas sõita see pool tundi, ma käisin üks päev 2 korda Kärdlas, sest tüütu oli sõita. Aga see on nagu see koostöö Hiiumaal on Emmaste piirkonnas ja ma arvan, et ma ei tea, ma vaatan korraks siit Hiiumaa põhjaranniku meeste poole, ütlen, et äkki sealpool on siis natuke teine koostöö, aga see koostöö käib üle saare ka kindlasti. Kui palju selles valdkonnas, võtame väga üldiselt, võtame siia põllu, võtame loomad, kõik see kokku, nimetame seda tervikuna põllumajanduseks, on ju. Et kui palju üldse on võimalik sellega, selles valguses nii-öelda tegeleda, et mulle tundub, et see on pigem nagu selline elustiil, millesse paratamatult haaratakse kogu perekond, kogu lähisuguvõsa ja kes iganes, et seal ei ole sellist võimalust, et ma nüüd ise üksi ja tegelen ainult konkreetselt mingisuguse ühe asjaga, et rääkimata veel tõesti, kui sõpradest või kolleegidest keegi nii-öelda saab mingi asjaga nagu appi tulla, aga et see paratamatult ei tähenda kella 8-st kella 5-ni tööd,
see ei tähenda regulaarset sissetulekut, see tõenäoliselt tähendab regulaarset väljaminekut ja vaata, et veel pealemaksmist ja see omakorda ju mõjutab kogu perekonna elu, et vahest võib olla niimoodi, et tõesti isa läheb maikuus tööle ja võib-olla alles septembri lõpus saabub koju piltlikult öeldes, sest et varem on ta kõik päevad ja ööd on ju tööl ja kõik kannatavad selle all. Kuidas sellega on lood? Oled sa see aasta veel koju jõudnud suvel? Ei, Rannas oled käinud lastega? Jaa, 3 korda. Et ma ikka natuke ütleme nii, et kui ma noorem olin, siis ma jah, olin kogu aeg tööl, enam ei jaksa nii palju. Ja nüüd mul on poiss, kes on kogu aeg tööl, siis ma ei pea ise nii palju käima. Aga talupidamine ongi nagu lapse kasvatamine, et terve küla on selleks vaja, et kogu aeg on, mul on küll kogu aeg iga aegast abi vaja, jälle midagi siit ja midagi sealt. Aga ega ma arvan, et maainimesed ükskõik millega nad tegeled ongi nii, et ei ole väga kellast kellani ja toimetatakse ja tehakse ja eestlased on töökas rahvas ja hiidlased ka, et ikka toimetame. Aga kas see teistpidi tähendab, et selle kõigega hakkama saada? Sul on igal aastal juba teada, ma ei tea, mis kuu see on see oktoober, november või märts, aprill, et siis sa pead, ma ei tea, nädalaks või 2 naise viima spaasse ja lapsed saatma sinna, tänna ja 3. kohta, sest muidu sind ennast kirjutatakse kodust välja lihtsalt. No eks ikka jah, kui on talve pime aeg, siis tuleb öelda, et näe, nüüd ma olen kodus, et jäta meelde, et kui suvi tuleb, siis ma võin natuke kaugemalt ära olla. Selge. No kuidas on selle elustiili ja ettevõtluse sellise tasakaalu leidmisega, Timo? Ise ma just üks päeva hommikul, kui ma 6:30 läksin oma kanu lahti laskma, siis mõtlesin, et ega ei viitsi väga üles tõusta. Aga samas ma mõtlesin seda, et tööle sõita oleks ikka veel hullem. Et jah, need päevad on pikad ja mis mind isiklikult nagu aitab alati kaasa on see, et esiteks ma olen oma aja peremees, nii täpselt ongi, et kui mul väljas on 30 kraadi kuuma ja seal põllu peal või kasvuhoones kindlasti ei ole, siis ma lähengi, võtan lapsed ja lähen randa, et mul on see valik küll selle arve, et tuleb öösel arvatavasti midagi tagasi teha nii-öelda, aga vähemalt on see valikuvõimalus olemas ja teine asi, mis selle tööde puhul on ka kindlasti hea, on tõesti see hooajalisus, et meil on need aktiivsemad ajad ja on ka need nii-öelda rahulikumad ajad. Ja teine asi, et mitte ei ole probleem see, et lõpuks koju ei lasta, vaid keegi välja tõstab, vaid eks see annab ka tervisest tunda. Kindlasti, et põllumeeste seas on hästi just see nii-öelda see hooaja lõpuväsimus või siuke nii-öelda augusti bluus tuleb peale, eks ole, et tundub, et neid päevi ei ole piisavalt ja kui on, siis jälle sajab, eks ole, et kõik siuksed hädad nagu tulevad. Ja mis siin salata, et tegelikult siit nii-öelda võib-olla kurvem nooti juurde tuua, et siis kahjuks ka põllumajandussektoris on ka just need nii-öelda need tervise ja vaimse tervise hädad ka hästi tugevalt esindatud tänu sellele, et nii nagu sa ise alguses välja tõid, et kevadel hakkad pihta ja entusiasmi on, aga välja kukkus nagu alati, eks ole, et jah, aga jällegi, et kui siin tuua ka mängu see koostöö, ehk siis see, et sul on kellega rääkida, keegi, kes mõistab, kes annab nõu, keegi, kes oskab ka kõrvalt jälgida seda, et võib-olla sa ise ei saagi aru seda, et sa oled selle koha peal, et sa peaksid puhkama, et siis on kodu ja oma lähedased ja ka see nii-öelda see koostööring on see, kes siis oskab ka seda märku anda, et kindlasti abiks. Ergo, mulle tundub, et vallavanema töö on veel hullem kui põllumehe töö, sest et kui põllumees on maikuus septembrini nii-öelda 24/7 põllu peal, siis vallavanem on vist aasta läbi 365 päeva niimoodi, et kogu aeg telefoni valves ja valmis rünnakule minema. Selles suhtes on vist üsna võrdne, et ma arvan, et ma olen suvel oma lapsega umbes sama palju randa jõudnud kui Martin siin välja tõi, et täitsa tasakaalus. Ja kui ma siin ennem neid vastuseid kuulasin ja mõtlesin siin viimases Maalehes oli intervjuu ühe noor talumehega. Seal oli tema poolt hästi välja toodud selline
noh, mõte, et kuidas kõrvaltvaatajale tundub, et talunik on ju hea olla, et kui vihma sajab, et siis on sul puhkepäev, et noh, välja ju ei lähe siis toimetama, aga siis ta seal just tõigi välja, et kui sa oled ka veel selline väikeettevõtja, siis kõik need päevad teedki paberitööd, parandad ja kõike muud. Ja mul tuli siin üks näide ka veel sellest ajast meelde, kui olin no ütleme, et napilt täisealiseks saanud, et siis jaanitule-aegu ikka need ööd ja päevad piirid hägustusid. Teinekord tuli seal vara hommikuni jaanitulel olla ja siis üks Kõrvetalu põllumees, kes meie seltskonnas oli, et kui meie hommikul saime seal otsustada, et kas nüüd läheme põõnama või mitte, siis temal tulid vanemad järgi, et heinatöö aeg ja hommikul tõsteti traktorisse ja tuli põllule minna. Aga täpselt, eks ta lõpuks vist on see, nagu siit kõrvalt see näide kõlas, et kui sa hommikul mõtled, et kas sa lähed toimetama või mitte, et on siuke elustiili küsimus, et seda sa teed iseendale, et see on sinu teadlik valik, et sa ei taha käia kuskil kontoris kellegi teise jaoks toimetamas. Olav, kas sa saad kinnitada, kas see on elustiil, et see tegelikult ei olegi ettevõtlus, et see on hoopis midagi muud ja sinna on haaratud ka kõik pere ja lähedased ja teised? See on nii ja naa. Tegelikult on ikka üks räme ettevõtlus, aga tähendab, mis ma siin kommenteeriksin seda sama asja, siin tegelikult sa rääkisid rünnakule minemisest. Mina kui vana sõjamees, eks ju, ma tean seda asja suht põhjalikult, on ju. Tegelikult ütleme siis selle põllumajandustootja olemisel, mitte sa ei lähe rünnakule, vaid sa võtad neid rünnakuid vastu, sa oled rämedas kaitses ja see ongi näiteks seesama, mis rääkis siin noortalunike juht sellest vaimsest tervisest, et tegelikult on jõhker kõva iseloom peab olema, et põllumajandussektoris noor inimene vastu peaks, sest ütleme see igalt poolt tulev surve, mis on nagu tehtud nagu ütleme, see nõuab väga kõva vaimu moraali, et seda vastu pidada. Sest ütleme näiteks seadused tehakse linnainimese loogika järgi, kella järgi, aga siin me rääkisime just, et tegelikult nagu põllumajanduses tootmine ei toimu kella järgi, vaid see toimub hoopis mingite muude asjade järgi, eks ju. Või kuupäeva järgi pannakse ette rämedad kalendrinõuded, eks ju, selleks ajaks nii ja naa ja nii ja naa. Tegelikult see seab inimese õudse vaimse surve alla ja tegelikult seda ei ole vaja, et see peaks need asjad käima niimoodi nende kuupäevade järgi. Et selles mõttes nagu see arenguruumi on selles asjas, et ja noh, see on ka see asi, et kui nagu noored seda kõrvalt näevad, siis nad näevad, et noh, millega nagu inimesed tegelevad. Ma olen just rääkinud hästi palju nagu nende väiketalunikega, kes on nagu piimatootmise lõpetanud, nad ütleme mandri peal ja niimoodi on inimestega rääkinud. Et see ongi see, et noored näevad kõrvalt, et mis nende vanemate vaimu murrab ja selle tõttu nad ise ütlevad, et nemad ei taha, et nende vaimu nagu murtaks, et nemad tahaks nagu kergemat elu selle koha. Et lihtsam on minna kontoritööle 8-5? Jaa, täpselt, et see on nagu see vaade. Aga kas ise annab siis ka midagi teha sellise, noh, selle vaimse terrori või rünnaku nii-öelda vastu nagu võitlemiseks, et kuidas siis sina hakkama saad selle, kui pidevalt sulle rünnatakse või sa ütled, et sul on lihtsalt nii paks nahk juba aasta ja aastakümnetega tulnud, et sa lihtsalt ei pane tähelegi enam seda? Ei, ma ütleks, et mul ei ole üldse paks nahk, ma olen nagu selline tundlik inimene, ma võtan kõike seda hinge, aga siis noh, ikkagi äkki sa siis saad iga kolmapäev siin postiga kokku ja jagate muresid ja on selline südamete jagamise klubi? Eks neid ole elus jagatud ka selles mõttes nagu, aga kuidas sellega toime tulla? Esiteks või kirjutad sa päevikusse või jagad naisega oma mure iga päev, et kuidas sa sellega kiroon ja vannun ja sõiman.
sa lähed metsa ja karjud. jah, karjun küll ja päris ropult ja vene keeles ka, kurat. No aga kui see aitab, siis ju sellest piisab. jah, aga noh, tegelikult ikkagi ütleme, et võib-olla oleks isegi, ma mõtlen, võib-olla peaks nagu üldse nagu põllumajanduskoolides või kuskil õpetama, mina nagu ütlen, nagu ma olen nagu pikemalt võib-olla sellega, mitte pikemalt, ma ütlen 2004. või 2003. aastast, kus ma olen sellega tegelenud, et tegelikult võib-olla peaks olema üldse nagu ikkagi nagu selline õppekava, kus õpetatakse ka lisaks sellele just sedasama ettevõtluse külge, et kuidas nagu toime tulla nende seadustega, regulatsioonidega ja igasuguste rahaasjade ajamisega. Mis kasu sellest on, kui sa oskad hästi kuradi põllumajandustööd teha, oskad sa nii-öelda väga ilusti oma lehma lüpsma panna, kui sa sellega rämedalt rahalisse miinusesse jääd, eks ju. Et sellised noh, nagu need asjad võib-olla, see kergendaks tunduvalt nagu noorel inimesel nagu selles sektoris hakkama saamast, ei tuleks nii palju neid vaimseid tagasilööke võib-olla. Ma just on see, et ma olen nagu inimeste käest kuulnud, et noh, millega on nagu, ja millega ma ise olen nagu võidelnud, et noh, nagu selles mõttes nagu. Head raamatupidajat on vaja, küll see kõik ära klatib. No nii, aga Joosep, kuidas sulle tundub, et siin seos sellega, et tegu on rohkem nagu elustiiliga ja teistpidi, et see mõjutab otseselt ka kogu pereelu ja seda vaimset tervist, nagu siin ka juttu oli? Kindlasti mõjutab pereelu. Noh, ise omal pere ei ole, et selle mõttes ei oska selle koha peal kommenteerida, aga siis ongi hea kõrvalt vaadata. Just on Martini näide ja meie Heiki ja Sanna Maiveli näide, et selle teema tõstatas eelmisel aastal minule, pani küll jooksu praegu meie eest, siit oli Kätlin Tammeveski. Siis kõik inimesed paneks selle kokku, Martini, no väiks olla nagu ammu juba, et tulevane siis abikaasa või noh, aga tema tõstatas selle teema kuidagi uupi, äkki siis minu mingi Instagrami postituse all kommenteeris või mis iganes see oli, et just see põllumehe naine seal kodus, et mida tema peab tundma. Et ma oskan ainult kõrvalt vaadata ja et kanged naised on, maru kanged naised on, et kannatavad need mehed välja. Et ma ei tunne paraku kõiki inimesi, kes meil täna siin on, et kindlasti on neid mitmed, ainuüksi Hiiumaal, siis tuleb Eesti, Euroopa ja terve paganama maailma neid naisi ees, kes on kanged ja kes kannatavad neid mehi välja, kes lähevadki hommikul vara kell 5 lähevad, löövad luugid lahti, tulevad võib-olla öösel kell 11, mis iganes, mis see päev tuleb ette, need mehed ju ka ei tea. Et see, olles ise ühtpidi siis oma perefarmis kunagi käe külge pannud, siis ma olin pool aastat Martini juures tööl, et hommikul lähen, kindel asi oli see, et mina lähen hommikul läheksin Tatermaale lauta, hakkasin loomi söötma ja päeva peale, kui loomad olid sõidetud, siis ma ei kujutanud ette, mis see päev võiks tuua. Et kui oli talv, õues on purgaa, et elekter on läinud, ei tea ka, mille elekter tagasi tuleb. Me olime generaatori tööta, kütet on vaja, küte on kuskil leida, kus kohas, proovime autoga läbi murda, läbi lume, tormi, et see küte tuua. Ja siis, et see generaator hakkab tööle, käed on külmud, käed on kanged, ei saa mitte midagi teha, nina pesine, lund püüb sul näkku. Ja siis, aga selle mõttes, sa lähed järgmine hommik, läheb see mees uuesti tööle, läksin ka järgmine hommik uuesti tööle. Okei, jah, ma läksin, jah, võtsin pudeli vanakat, tõmbasin ka pärast mul hinge vahel, aga lähen järgmine hommik jälle tööle. Et mis selles inglise keeles on see X-faktor? Eesti keeles ma ei oska praegu seda paraku muud moodi siin sõnastada, et selles töös on midagi, mis tõmbab mehe tagasi uuesti tööle, et ükskõik mida sa teed, see on, nagu ma ennem, kui me
päeva avamine oli, et see kirg on, mingi kirg see on, mis tõmbab mu sinna tagasi ikkagi, et see ka tööd tegema, et olgu töö, mis tahab siis selles tööpäevas mind ootamas. Mul on tunne, et Martin tahab lisada siia midagi. Et väga hästi aitab põllumehel vastu pidada see, kui iga kuu on 2 laupäeval on siis koosolek, et kuidas põllupäeva teha. Aasta aega oleme laupäeviti koosolekuid teinud, et see aitab väga hästi. No ja ma arvan, et see, jah, ühesõnaga kõik muu ja rahvatants igal juhul on need stressi leevendajad, on ju. Jah, just, et korraks segame vahel, aga et see on täpselt see, et naised räägivad ühe pool juttu, midagi, ei tea, mina ei tea, mida räägime, kus taha. Ja see on meie mehed, eks ole. Nii rahvatantsus, siis korraks kui paus on, laseb meil korraks seista ja puhata. Või siis pärast, kui me oleme tantsutreenil läbi, siis on jälle naised on ühel pool, mehed on teisel pool. Meie räägime üldjuhul ala sellest, et Rauno, kus Rauno on? Pole õues. Et tuleb, et kuule, Martin, mismoodi teie Valtril see asi sealt käib, miks see niimoodi on? Et mingid sellised totrad küsimused, siis arutame, võime ja rääkime, et just see Kärnaärni ütleb, et maainimene peab saama rääkida. Rauno, ma mainisin sind. Nii, aga tegelikult nüüd on see koht, et saabki korraks minna mehed ühte nurka ja naised teise nurka. Me teeme 10-minutilise väikse pausi sisse, kes tahab, läheb pissile, kes tahab, jõb kohvi, kes tahab, läheb küsib, kuidas see Bolt kinni käib ja 10 minuti pärast jätkame. Ennist ei andnud ma õigel ajal märku, et nüüd võiks küsida, oli see, et kui kohalikel põllumeestel ei ole mingil põhjusel soovi ja tahtmist sellist ühist organisatsiooni või ühingut luua, siis kas ja miks ei ole ühinetud üleriiklike organisatsioonidega, sest vastavaid katuseorganisatsioonid on ju nii-öelda üleriiklikult täitsa olemas? Sa oled juba niimoodi vastamisoos, et vasta kohe ära. Miks ei ole ühinetud? Mina näiteks olen küll nagu Eesti Peretalude Liidu liige olnud aastaid. Aga ma teiste kohta ei oska öelda, sest ma astusin otse sinna organisatsiooni. Nii, aga kas sa tunned, et see organisatsioon on see, mis sinu huve ja vajadusi siis ka piisavalt esindab ja sa saad seal sõnaõigust ja sa oled seal asja pärast? No eks nad on teatud teemasid siin riiklikul tasemel üles võtnud, eks ju, aga ma ei tea, kui palju need nagu, eks on muidugi, aga seal on vaata ka teised asjad, ütleme näiteks, kui me taplesime siin selle pärast, kas oli saarte lehma toetatakse eraldi või siis mägieestlased, need kuradid hakkasid hoopis nõudma, et seal on mägede otsas on lehma väga sitt pidada, et augud ja värgid ja siis ikkagi ei tohiks siia saartele eraldi raha anda ja tümitasid selle eest eraldi saarlasi veel, ja võtsidki selle, leppisid kokku, võtsid selle raha ära, nii et meie saime vähem raha hoopis kui mandri lehmapidajad lehma pealt, nii et ega see, ütleme suures organisatsioonis, huvi võib kalduda kohe hoopis teise suunda, et see, jah, on asju, mis langevad kokku ja osa, mis on risti vastupidi. Ehk et sinu kogemus ikkagi võiks pigem öelda seda, et meil oleks vaja oma väikest kohapealset katusorganisatsiooni. No huvide läbisurumisel ikkagi on parem ikkagi piirkondlik ja väga spetsiifiline. Piirkond on alati Eestis väga spetsiifilist, Eesti on nii muutlik koht. No nii, Joosep, kas sa oskad siin midagi öelda, et kui kohapealsed ei suuda selgasid kokku panna, et siis Eesti talupidajatega suured mandrit kokku minna? Ma ei oska paraku nii täpselt sellel teemal kaasa rääkida, sellepärast, et ma olen olnud nagu lihtsalt kaasamõtlev jõud, kas siis mingisuguse asja, mis iganes teemad siin põllumajanduses. Et kindlasti ma tean, et kui see vajadus tekib, selle mõttes, et põllumehed leiavad, kuidas ma seda täpselt sõnastan, et meie põllumehed, ma arvan, et seda võib öelda kõiksugu põllumeeste kohta, et nad panevad käe külge, et see ühise tegutsemise nimel, nad panevad käe külge, aga neil on vaja kedagi sinna ette otsa, kedagi, kes julgeb tegutseda, kes on valmis tegutsema, kes on
kes ei ööristi ette teiste eest seismisest? ma arvan, et Joosep ütles väga hästi, et ta ei oska kaasa rääkida ja ega seda ei oodatagi, sest ma mäletan eelmisest plokist oli ju selline info, et täna saab ühing loodud ja Joosep pidi hakkama siis paberiga ringi käima, et asutamiskoosolekul nimesid korjata. Et võib-olla sellist saaresisest koostööd kindlasti saab teha nende laupäevakute vormis, mis siis kuskil toimuvad salapärases kohas üle laupäeva või mingitel muudel viisidel, aga jah, et kui tahad väljapoole või mingite teiste organisatsioonide asutustega suhelda, et siis oleks selline organisatsioon, mis ühendabki just Hiiumaal toimetajaid, et see oleks kindlasti mõistlik luua. No selleks see, et hiidlased võib-olla ei ole liitunud üle-eestiliste organisatsioonidega, on see, et me oleme kuidagi kaugel ja kuidagi omaette, aga kui keegi pakub midagi välja, siis me oleme valmis liituma küll, ma arvan. Et isiklikult olen noortalunike liige ka, kuigi pole kunagi seal nägu näidanud, sest elan kaugel maal, on ju. Aga kui on, ma arvan, et oleme valmis liituma küll, kui meil jõuab info, et on selline võimalus liituda mingi kasuliku organisatsiooniga, aga me oleme jah, natuke nagu omaette kaugel maal. jah, lisaks sellele nii-öelda kaugema asjale on ka need liidud nagu siin ka mainiti, et üks asi on need üritused ja kooskäimised ja kõik see, aga teine asi on see, et kui on soov muuta midagi selle asemel, et seal lauda taga karjuda, et siis need liidud on see, kus tegelikult ka seda häält, kui need mitmed hääled kokku saavad, siis need võimenduvad ja need ikkagi annavad ka efekti, et samamoodi ka noortalunike ühendus, et lisaks sellele, et me korraldame ise erinevaid üritusi ja käime koos, et lisaks sellele me ka istume ka ministeeriumi ja PRIA ja kõigi nende teiste osapooltega ühiste laudade taga ja ka, et oleks need noorte huvid seal nii-öelda esindatud. Kuni selleni välja, et Noortalunike Liit on ka siis SEIA, mis on siis Euroopa noortalunike katuseorganisatsioon, kus siis otse Brüsselist, kus tulevad need eelnõud ja need asjad, mis meil siis tihtilugu täiemahuliselt vastu võetakse, et neid juba sealt alttasemelt muuta. Et selleks on meie liikmete nii-öelda siis see tagasiside või need nii-öelda mõtted, et saada seda kogemust otse põllult on nagu ülioluline. Kindlasti, kes veel ei ole liitunud ja tunneb huvi, siis soovitan. Nii et noortalunikega võib liituda ka see, kes ei ole tegelikult noor, et jaa, et nagu see üleskutse ennist oli. Kui on huvi ja tahtmine nii-öelda noorte põllumajanduse nii-öelda toetamiseks, siis kindlasti võib. No ennist meil oli hästi põgusalt siin juttu sellest, et kas ja kuidas toetatakse just neid samu nii-öelda noortalunikke, et see ei aita küll miljoni vaate loomisel, aga ta on abiks ikka nii-öelda algatamisel vähemasti. Üks teema kindlasti, ma arvan, mis piirkonniti üle Eesti võib olla üsna erinev, on see, et kui palju üldse on kuskil piirkonnas võimalik põllumajandusega tegeleda, sest et mõnel juhul mulle tundub, ma jälle vabandan ette, kui mul on vale arusaam, aga näiteks teatud Lõuna-Eesti piirkondades, kui sa tahaksid hakatagi nii-öelda põllupidajaks, siis seda füüsilist põldu tegelikult ei ole mitte kusagilt võtta. Ma ei tea, Hiiumaal, kuidas see seis on, et äkki veel on ikkagi mõni põllulapp müügis või vähemasti keegi annab kasutusse, ma ei tea, rendile oma põllumaid, kuidas see Hiiumaa seis on? No eks Hiiumaal on nagu määlgel põllumaanika defitsiit on raske leida, aga iga aasta on ikkagi uusi alustajaid, kes ikkagi mingil määral leiavad või siis on kuidagimoodi ikkagi sisenevad sellesse sektorisse. Aga aeg-ajalt kuskilt isegi vist vald jagab seda infot ja mingid riigiportaalid ka, et kui antakse rendile riigimaid, kui palju või mis osakaal üldse on nendel riigimaadel ja kui palju on tegelikult eraomanike käes siis neid maid ja kui varmad need eraomanikud on kas siis kasutusse andma või müüma oma maid üldse, et mis see seis on? No riik vähendab enda osalust
kogu aeg, et see tähendab, et ta müüb neid maha tegelikult? Riik tegelikult müüb maid jah, ja ka noh, on ka rendile, kunagi anti väga pikale rendile ja kui see hakkab lõppema, siis võid avalduse teha, et see pikendada või siis on ka võimalus välja osta või siis läheb oksjonile ja peab seal ostma. Et no see ka maaomanikel on see põlvkonnavahetus, et kui olid vanad inimesed, siis oli noh, hea meel, et keegi teeb ta põllu ära. Aga kui siis tuleb uus põlvkond, siis noh, arusaadavalt tal on nüüd siis see maa, see on tema vara, et see teenima panna, siis ikkagi nõutakse päris palju renti. Et vahel peabki loobuma, kui küsitakse niivõrd palju renti. Aga see põlvkonna vahe ikkagi on, kuigi on ka neid uusi, kes on nagu noh, mõistlikud, saavad aru, et põllumajal ei ole tegelikult seda raha väga anda. Aga siuke noh, turuhind ikkagi seal rendil joonistub nagu välja. Nii, Olavil on kohe. Ma kommenteerin, et raske rahakotiga on võimalik alati. Et riik korraldab riigirendi oksjoneid selle riigimaaga, mitte nii, et nüüd müüb, vaid ka on rendi oksjonid. Nii, ja rendi oksjoniga on võimalik sinna sisse murda igaühel, välja arvatud siis, kui on eelnev kasutaja seal juba peal, siis riik on leidnud meetodi, kuidas raha teenida, siis noored mehed rabavad kõvasti, pakuvad kõvasti ja siis see, kelle oma on, see peab maksma siis lihtsalt rämedat renti selle eest, sest eelisõigus on ikka senisel rentnikul. Aga riik on leidnud sealt jällegi hea raha teenimise koha, et paneb need rendid oksjonile. Et see on lisaks siis nagu, ja näiteks on nagu üleriigiliselt on ju ka teema olnud, et ennem oli nagu see, mis Martin rääkis, et oli kasutusvaldus, nii-öelda see oli nagu soodsa hinnaga rent, oli siis 15 aastaks sellised lepinguid sõlmiti. Aga see kaotati ära ja leiutati, et tuleb panna turuhind ja kus kujuneb turuhind? Turuhind kujuneb riigirendi oksjonil, sest kõik teevad oma rendihinnad, kinnisvarafirmad, kes on väga suured maade rentijad, nemad teevad oma maahinnad riigirendi oksjonil kujunenud hindade järgi ja sellega surub tegelikult põhimõtteliselt maarendi hinnad on läinud üle põllumajanduse pindalatoetuste piiri ja siis selle järgi kujunebki see, ühesõnaga riigirendi oksjon panebki paika selle maarendi hinnataseme, et see on nagu selline koht, mida ma kommenteerida tahtsin. Aga mis veel maakasutust ja maa hinda puudutab, siis mina olen aru saanud, et järgmisel aastal kõik muutub seoses sellega, et maamaksu alused, nii-öelda, mille järgi maamaksu arvutatakse, muutuvad ja need ei muutu mitte soodsamaks, vaid kõik tõuseb. Kas te olete juba teinud kalkulatsioone, et mida tähendab järgmisel aastal maamaksu muudatus teie jaoks? Või see on veel nii kauge tulevik, et selle peale keegi ei mõtle? Ma arvan, et praegu ei mõtle jah, aga siis omavalitsus saab ka natuke vabamad käed selle maamaksu määra kehtestamisel, et pärast siin järguga vaatame, mis me sinna paneme. Et tundub, et järgmisel põkatantsuõhtul võetakse teemaks. Aga ühesõnaga, tegelikult oleks siin küll kohalikul omavalitsusel võim nii-öelda põllumehi toetada läbi selle, et see maamaksumäär, mille nii-öelda otsustab, suuruse otsustab omavalitsus, volikogu, et siis seal nii-öelda teha mööndus või kasutada võimalikult minimaalset summat, mis võimalik või kuidas Ergo see protsess käib? Jah, seda oli siit ka saare pealt kosta, aga see on nüüd ka see koht, kus need esindusorganisatsioonid teevadki riigi tasemel tööd, ehk kui me räägime järgmisest aastast, siis põllumajandus- ja metsamajandusorganisatsioonide lobitöö on seal taga ja nendel maaliikidel siis maamaksumäär järgmisel aastal ei muutu, et saab näiteks elamumaa maksumäära saab tõsta. Siis kui me vaatame 26 aastal otsa, et siis on omavalitsusel suurem vabadus maamaksumäärasid muuta. Täna Hiiumaal me oleme seda nii vaadanud, et selle 26 alates maamaksumäära muutmisega me tahaks anda võimaluse nendel rohkem panustada, kes ei ole Hiiumaale sisse kirjutatud, aga elavad
omavad siin kinnisvara, ehk siis kaovad ära piirangud elamumaa osas ja seal tahaks siis pigem just elamumaa maksumäärasid teistest rohkem tõsta, aga sellesama klausliga, et kodualuse maamaksu vabastus jääks. Ehk siis, kui sa oled kohalik elanik, sa maksad siia oma tulumaksu, siis sinu maksumäär jääb siis enam-vähem tänasele tasemele, aga need, kes ei oma sissekirjutust, aga omavad siin teist kodu, et nemad hakkavad siis omavalitsuse toimetulemist just maamaksu kaudu toetama. Me oleme täna oma plaane nii seadnud. No, Timo, nagu siit aru võis saada, et siis nii-öelda sellised katusorganisatsioonid on siin selle koha pealt juba tubli nagu lobitööd nagu teinud, aga jällegi, et mulle tundub, et Hiiumaal need maamaksud ka seni tegelikult on kindlasti olnud väiksemad, kui nad on juba praegu mandril olnud, rääkimata, et nüüd see kõik võiks veel kasvama hakata, et kui suured mured nii-öelda seal teispool vett selle teema peal on, et kas seda maad üldse on saada, kas need riigioksjonid on kallid ja mis see maamaks veel hakka pihta teeb? Lühike vastus on, et ei ole. Ei ole maad saada ja nii ka, nagu ka siin ka meie liikmed räägivad, et tihtilugu kõige kallima rendihinnaga maa tulebki sul riigioksjonilt nii-öelda, et mujalt on isegi võimalik saada soodsamalt. Küll aga noored, kes tulevad sektorisse, need on ikkagi nutikad ja leidlikud ja tihtilugu see arusaam, et põllumajandus on selle suure traktoriga suure põllu peal, ei pea paika, et leitakse ka muid lahendusi, et kuidas väiksema maaressursiga nii-öelda hakkama saada. Et tegelikult nii-öelda, kui me tahame teravilja kasvatada seal mitmesajal hektaril, siis kasvuhoones mingit köögivilja kasvatada, selleks on maad tegelikult oluliselt vähem vaja, et saab ka neid nii-öelda ressursse kasutada. Kui nüüd tuua välja siis noortalunike või nooreks olemise nii-öelda eelised kas siis maaressursi või millegi saamiseks, et siis kui varem näiteks noortaluniku taotluse, selle toetuse taotluse puhul olid eelistatud siis näiteks ülevõtmine oma vanematelt või vanavanematelt maa, et me oleme liikunud sinna suunda, et muuta see ära siis nõnda, et saaks ka naabrilt või tuttavalt või kellelt iganes ära võtta, kus on keegi vanem inimene, kes sooviks nagu lõpetada ja ta oma lapsed on kõike seda vaeva näinud ja ei soovi, aga see ikkagi läheks kasutusse, et soodustada ka siukseid üleminekuid. Ja lisaks siis, mis on noore olemise eelis nii-öelda just nüüd sellel uuel eelarve nii-öelda siis perioodil, et näiteks ka noore lisatoetus siis hektari piirmäära see nii-öelda soovitus oli tõsta 280 hektarile, et varasemalt oli see väiksem. Et siuksed noortel selle soodustamiseks ikkagi on nagu meetmeid ja et nendest siis teada saada ja neid nagu tuleks otsida, et kindlasti on mingeid eeliseid. Ma tean, et kui mõne aasta eest, ma ei tea, palju see oli, 10+ juba, tuli mingi mootorsõidukimaks või mis raskeveokimaks, siis öeldi, et jah, me kogume seda maksu, aga kõik, mis sealt tuleb, kõik me paneme maanteedesse, ehk siis me teadsime väga konkreetselt, mis selle rahaga saab. Täna arutatakse riigi tasandil seda, et tuleb nii-öelda julgeolekumaks ja ka põhimõtteliselt me teame, et jah, kui me selle protsendi ära maksame või 2, et siis see läheb meie julgeolekusse. Kas ei võiks selles põllumajandussektoris olla samamoodi, et jah, me oleme nõus mingeid asju maksma, kas või see sama riigimaa rentimine, aga näiteks me teame, et võt, see läheb noortalunike toetuseks. Et võiks ollagi kindlalt fikseeritud, et keegi ei virise ja keegi ei ütle, et see raha läheb täiesti musta auku. Eks kogu see maksupoliitika tegelikult algabki selgest kommunikatsioonist, et miks me täna ei oska automaksu koha pealt sõna võtta, sellepärast ei tea, kus see läheb. Keegi ei tea, kust see tuleb ja milleks ta läheb või kuidas seda üldse maksta. Et kindlasti, kui konkreetsel maksul on mingi mõte taga ja see on väga selgelt kommunikeeritud ja inimeste jaoks arusaadav, siis see on ka inimeste jaoks vastuvõetav kindlasti. Nii et see võiks üks väljund olla küll näiteks. Jah, miks mitte? Me oleme mitte väga ammu tulnud ühest COVID-i koroonakriisist välja.
2,5 aastat tagasi me mõnes mõttes sisenesime järgmisesse kriisi. Ühest kriisist hüppame teise. Kaua me niimoodi vastu peame ja kas see nüüd ongi nagu normaalsus, et tegelikult meil sellist kriisivahelist olukorda ei olegi, et juba taamalt paistab järgmine alles, kui me eelmist nii-öelda nagu lõpetame. Kuidas tundub see põllumehe vaates? Ja täna nüüd toome siia sisse veel toidujulgeoleku termini, mis minu meelest Sirje Potissepp paar päeva tagasi kirjutas kuskil seoses sellega, et Käina Konsumis oli silt, et võid ei ole, sest et koort ei ole, siis see Käina Konsumis tehtud pilt läks üle Eesti riigilisse meediasse kohe ja saavutas suure nagu vastukaja ja siis tõesti Sirje Potissepp, Toiduliidu juht, kirjutas, et sellised märgid võiksid olla esimesed näitamaks, et meie toidujulgeolek on ainult sõnades julgeolek, et tegelikult me selle peale ei mõtle ja me ei ole veel valmis järjekordseks kriisiks. Jah, ma arvan, et toidujulgeolek on meil väga kehva ja selle peale ei saa kuidagi ei saa asja minema selle koha pealt. Kes selle peale võiks või peaks siis mõtlema? Kas selle peale peaks mõtlema vallavanem? Kas selle peale peaks mõtlema peaminister? Ma ei tea, meil põllumajandusministrit täna ei ole, meil maaeluminister vist on. Et kelle ülesanne see on ja kas see ongi siis tegemata töö või? See on pigem jah, ministrite taseme asi ja seal on see tegemata ja selle võtab kindlasti aega. Aga see poesilt, et või on otsas, on väga hea, et siis inimesed läheb veel rohkem seda võid ostma ja äkki piimahind ka tõuseb. Panen plussi. Aga kuidas on, et ühest kriisist teise ja ei paista helget päeva kuskilt? Jah, et vanasti oli nii, et oli kriis, siis oli vähemalt mõni aasta, kui see natuke rahulik, siis viimasel ajal on tõesti väga turbulentne see asi, aga eks see maailm ongi kiiresti muutuv ja ega seda rahunemist ei ole näha, et ongi tulemas väga keerulised rasked ajad aga eks me katsume üle elada ja alati on lootus, et läheb paremaks või vähemalt stabiilsemaks. Vähemasti piimahind on ju. Nii, Olavil oli seal ka kohe mõte öelda. Ma enam ei mäleta. Toidujulgeolekust ja võihinnast või piimahinnast? Ei, ma seda kommenteerisin, et see oli nagu õige jah, et kui on näha, et on puudus käes, siis inimesed on nõus ka rohkem raha välja käima. Muidu kurat õlle eest on veel hea, kui käivad, aga kui kuradi mingi ma ei tea, mingi muu kraami eest on nõus suht kergesti raha välja käima, aga samas toidu eest vinguvad, vaata siis see on nagu tegelikult probleem selles mõttes, et inimeste arvates toit peaks nagu jõle odav asi olema, mis peaks olema jõle kergesti kättesaadav. Mina olen risti vastupidisel seisukohal, et toit peab olema kallis ja raskesti kättesaadav, siis inimesed mõistavad seda ka nagu hinnata. Jah, et nagu toit ja toidutootjad ei ole hinnatud, et kui sõda lahti läks ja hinnad läksid hirmus kõrgeks, siis oli nagu väga palju juttu toidu julgeolekust ja nii ja siis sai nagu nina püsti ringi käia, et ma odangi seda toitu, et ma olen praegu tähtis mees, aga see mõne kuuga läks jälle üle, tuleb jälle pea maas ringi käia. Aga siit on võib-olla selles mõttes ka hea jätkata, et kui oli kommentaar, et mingi asja eest ollakse valmis maksma, mingi asja eest ei olda valmis maksma, et siis võib-olla tuleb ka siin sektoris natukene oma ettevõttes asju ümber profileerida, et Hiiumaaltki need head näited ju me kaugeneme sellisest looduskeskkonnast ja üha rohkem oleme tehiskeskkonnas, et tõesti võib-olla õnneks veel nii kaugel ei ole, et inimesed ei teaks, et piim ei tule mitte kuskilt poest või tööstusest, vaid ta tuleb ennem kellegilt välja lüpsta. Aga sellised tegevused siia juurde tuua, et näiteks mitte piima toota ainult müümiseks, vaid talveperioodil pakud turistidele lehmalüpsmisteenust. Lambad ei ole ainult karjamaal söömiseks, vaid lambad on selline vaimse tervise teraapia, et vahepeal inimene tuleb sulle päevaks või nädalaks laagrisse, on lammastega koos ja saab oma tervise korda ja maksab selle eest heldesti sulle juurde. Seda ma olen ammu Martin rääkinud, kui ma Martin juures ka tööl olin, et kuule, et vasikad, hirmus ilusad nunnutoomad, lapsed käivad vaatamas, silitamas, paitamas, et teeme pildi, lööme Facebooki või kus iganes selle üles,
10 eurot, mis iganes, saame meestega lõunal käia. Keegi ikka tuleb. Jah, see on ka üks mõte, aga mul ei ole sihukest udru-mudru geeni sees, et selleks asjaga ei ole, et ikka tõsiste asjadega, kui ei tule, las siis keegi teine sülitab neid lambaid. aga see läheb jälle vaata sinna valdkonda, et ei ole seda, nagu siin ennist juttu oli, et peaks õpetama seda ettevõtlust, et kui ettevõtlusega hakkama saamiseks tuleb hea raamatupidaja palgale võtta, siis sa pead võtma ka turundusinimese palgale, kes hakkab sul neid vasika ja lamba pilte sinna Facebooki postitama. Martin ei ütle mu nime praegu. Ei pea ju, siit kostis ka ennem, et see on ju selline pereettevõtmine või külaettevõtmine, et kui Martin ütles, et üks laps on juba põllumees valmis, et siis järgmine hakkabki müüma seal pileteid lüpsile. No, Timo... Võimatu ei ole. Eks nagu ikka on öeldud, et mune ei tohi ühes korvis hoida ja kui ma ise olen liikunud ringi ja näinud ka muu maailma nii-öelda põllumajandusettevõtted, siis mitmekesistamine on ikkagi see sõna, mis aitab nii-öelda üle saada nendest asjadest, kui midagi kuskil nii-öelda siis ikaldub. Et selles suhtes ka samamoodi see turismi pool või teraapia pool, et meil on ka häid näiteid, kes on seda tõesti nagu kasutanud ja sealt ka omale nii-öelda lisa leidnud. Aga teine pool on tõesti see, et siin on nagu väga palju olnud juttu, et hommikul ärkad üles ja ei tea, mis saab, et eks see samamoodi on ka see suurem pilt, et see aasta on nii ja järgmine aasta naa, et neid otsuseid tuleb võtta vastu nii-öelda vastavalt olukorrale ja jooksvalt ja siis saada hakkama selles olukorras. Et kui me nüüd toidujulgeolekust räägime, siis loomulikult on see olnud aastatepikkune riiklik töö, et meil on saanud 90 piimalehmapidajast, eks ole, mis nüüd oli 6 või 3 siin, et ongi põllumaad ja ka ressursid koondunud suurettevõtete kätte ja nüüd me oleme riiklikult selles seisus, et me peaksime hakkama siit tagasi tulema ja jällegi läbi nende riiklike tegevuste siis ka neid väiketalunikke toetama nii-öelda. Ja kolmas asi selle asja juures on jällegi see, et võib-olla meie nii-öelda põllumeestena oleme harjunud tegema oma seda nii-öelda tööd kogu aeg ühtemoodi, et me koristame selle vilja ära ja viimegi sinna kokkuostu või see piimaauto tuleb järgi ja viib ära, et kui piima puhul on hästi hea näide, kus inimesed ütlevad, et jah, ma võib-olla ostaks seda tavapiima või nii-öelda toorpiima, aga ei ole saada kuskilt. Ja kui tekivad neid pakkumisi, siis tekib ka see nõudlus ja samamoodi ka vastupidi, kui meil on nõudlus, siis saab ka pakkumist tekitada. Ma kommenteerin. Ma olen näinud seda asja selle piimaga siin Hiiumaal. Oli Joosep, eks te osalesite ka selles, ikkagi lõpetasite ära selle otsemüügi. Tegi Mato seda, lõpetas samamoodi ära. Mingi kamm on sellega, ma ei tea, kas Joosep oskab kommenteerida, miks inimesed ei taha seda otsemüüki teha, sest kõik, kes on seda proovinud, varsti selle ära lõpetavad. Proovin lühidalt, et otsemüük oli ja me müüsime aastaid vedasime inimestele Niidifarm, Andres Niiditalu, vedasime inimestele piima koju kätte. Purgi sees, purk oli kas ukse taga, mõnel vanaproual oli külmkapis, läksime tuppa, panin külmkappi ja proua istus köögi laua tagant, võtta koogitükk ka, et kui sa juba lähed, eks ole. Kool, lasteaed ja siis, kui härra Sulev Mato lõpetas ära Coopiga koostöö, siis läks meie juures, Niidifarmis läks siis piim otse tormikuldumisse müüki. Ja minu arust ta käest oli äkki korraks Käinas ka, Käinakoopis või? Ja. Et miks ära lõpetati, alguses tegeles mitu inimest, nagu meil oli korraks jutus, meil oli terve perekond oli sellega toimetamas, siis inimeste elud muutuvad, inimesed jäävad vanemaks, vanem generatsioon jääb veel vanemaks, kes ei jaksa lihtsalt enam tervis võib-olla veab alt ja noorem generatsioon, minu vend on praegu nüüd 28, 27, ma ei tea, anna andeks, ma lihtsalt ei mäleta, ma ei oska arvutada praegu. Aga jäta, mul ükskõik, aga lihtsalt, et kui üks noor mees, meie lõpetasime 22 aasta ära, viimased lomad läksid 22 aasta ära,
et siis ta oli minu vend veel noorem, et kui noor mees oli siis selleks hetkeks juba mitu aastat ennast juba lõhki tõmmanud, et ma arvan, et see oli tema jaoks ainuõige valik, et jätta see asi katki. Et parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Et natukene on võib-olla morbiidne see jutuajamine siin praegu, aga selles mõttes mingi asja lõpp tähendab seda, et sul avanevad uued uksed ja leiad uued võimalused ennast rakendada. Et noh, eks me oleme neid utoopilisi plaane siin ka pidanud, aga sellest võime siin veel... See on laupäevaliseks klubiks sinna. Just. Ja kui Timol tundus, et tahtis midagi veel täpsustada? Jah, et see piimamüük oli nii-öelda üks näide, et neid variante on teisi, aga mis ma tahan kindlasti toetada, ongi see jällegi, et noortel ongi see uus idee ja uus mõtlemine ja võib-olla tõesti ongi teinekord kõige õigem mingitele tegevustele joon alla tõmmata, et aitab. Et Excelis juba 10 aastat ei vea välja, aga nüüd nagu peas ka enam ei vea, et siis ära lõpetada ja leida nii-öelda selles valdkonnas siis mõni teine suund, mis jällegi nii-öelda paelub ja mis on ka majanduslikult toimiv. Et kui siin on käinud läbi, et meil on hobi ja elustiil ja kõik muud, siis jah, kahjuks päeva lõpuks on ikkagi kõigil vaja riided selga saada, toit lauale saada, et kodus oleks internet ja lambid põleksid, et see peab ikkagi olema ka kasumlik ja seda tuleb alati ka meeles pidada. Ma tahaks korraks küsida nüüd, et kas publikul on äkki soov, kus meil mikrofon on, kohe lippab Heljasoo juurde, et me kõik kuuleksime sinu küsimust. Ma enam ei räägi. Sa saad vastata ikka, ära muretsa. Nii, ma järjest kuulen, et teil on raske ja te ei jõua ja päevad on pikad. Kas te kasutate asendustalunikke, kui on vaja pulma või matusele minna, terve perega? sa võid minu mikri öelda. Et oleme kasutanud eelnevatel aastatel mõne korra, aga enam pole vaja läinud. Enam pole pulma kutsutud, jah? Et oleme kuidagi hakkama saanud, ei ole vaja läinud, ütleme, viimase aasta jooksul, aga enne seda oleme kasutanud, jah. Kas see asendustalunik, ma olen seda terminit varem kuulnud, kas see on kuidagi riiklikult toetatud, ma ei tea, teenus on õige selle kohta äkki öelda või? Kes seda majandab või organiseerib või neid talunikke välja annab üldse või kuidas see süsteem toimib? Jah, seda organiseerib taluliit on siis, kes on sihukese asja ellu kutsunud ja see on ka riiklikult toetatud nii-öelda siis. Nii, kuidas teil poisid seal on, et olete kunagi on vajadus olnud või olete näinud, et keegi teine on kasutanud? Ma olen näinud, et Vallikiri kasutas. Jah, me ei oska ka, selles mõttes meie ei ole kasutanud, et kuna meil oli väike toimetamine Liigifarm, siis kui keegi tahtsi kuskil ära olla, siis leidsime, keegi pani käe külge lihtsalt. Mina kommenteerin, et mina ei kasutanud sellepärast, et seal oli igasugused nõuded, et mida peab olema täitma. Ma mõtlesin, meil on nii rämedalt kole laut, et me ei julge siia asendustalunikku kutsuda. Aga viimase asendustalunikuga läks nii, et ma kutsusin ta enda juurde tööle, et ostsin sealt taluliidust üle, et neid tahangi tööle. No vähemasti hea näide siis on ju ikkagi. Et tuuakse jah häid inimesi ja et ta tuleb enda näide. Et võiks olla, ühesõnaga teeme siit nagu järelduse, et kutsuge teinekord veel Martin Pulma mandrile kuskile, siis ta tellib teenust, saab hea inimese ja ostab ta üle. Väga hea lahendus. On veel küsimusi, kellel on käsi püsti? Siis kui ei ole, mul on viimane küsimus ja siis me tõmbame nii-öelda joone alla. Aga nii nagu ennist oli jutuks siin, et kiskus väga morbiidseks, et miks peaks keegi tahtma selle valdkonnaga tegeleda ja nii edasi, et lõpetame rõõmsates toonides. Ma tahaks küsida kõikide teie käest, et unistame natuke. Unistame sellest, et raha ei ole probleemiks. Siis kui te mõtlete sellele, et mis on siin Hiiumaal võimalustena, kas ja kus meil on maad, millised inimesed meil siin on, milliste oskustega, mis võiks olla see nii-öelda asi, millesse võiks Hiiumaal panustada ja millega tegeleda, mis nii-öelda ka teil tooks selle sära silmi. Tõesti, jätame raha kõrvale, et ma ei tea, on vaja mingeid masinaid osta või asja, aga
millega selles põllumajandussektoris saaks ja võiks tegeleda, kui me ei peaks raha lugema? No ma arvan, et siis me saaksime äkki rohkem väärindada seda, mida me siin kohapeal toodame. Väärindada siis mida? Liha, piima? Kõike. Ehk et see unistus, mida on siin 20 või 30 aastat kedratud ja on korraks selle pinnale tõusnud ja vajunud, et meil näiteks oleks oma meierei, et see võiks olla üks. Jah, kui raha ei peaks lugema, siis võiks teha. Et ei peaks Saaremaale ega Raplasse viima piima. Jah, ja ka teravilja rohkem väärindada ja ka mitmekesistada rohkem ka Hiiumaa põllumajandust. Aga kui palju annaks või peaks siis ütleme piimakarja näiteks suurendama kordades, et see meierei oleks ka elujõuline ja tuleks piisavalt mitmekesist toodangut temast välja? See on väga raske küsimus, et Eestis on meiereisi väga erineva suurusega, et kui tehakse siin suur e-piim teeb, ma ei tea, sellise, mis võimaldab 1000 tonni päevaselt ära tasuda, siis on ka väiksed talumeiereid ja et kõik ei saa ju teha endal talumeiereid, et siis läheb pilt nii kirjuks, et kes on teinud, on püsimehed, läheb nagu hästi, et nad suudavad oma toodangu müüa piisava hinnaga, et nagu välja tulla, et see on nagu, on see väärtuse lugu seal taga, et on väike meierei, väike tootja, oma piim, ja asi toimib. Aga okei, mul on üks täiendav küsimus selle sinu jutu peale, aga teeme selle unistava ringi korraks edasi, et Joosep, millest sina unistaksid, et kui raha ei peaks lugema, millega võiks tegeleda? Mul meeldib enda üle ikka naerada selle mõttes, et hea on olla siuke natukene tola lihtsalt vahest, et igast mingid mõtted välja käia. Ma võib-olla tooks siia mitte nagu mis me teeme, et selle arendamine ja selle väärindamine, et võib-olla teha midagi hoopis teistmoodi. Sest mingi võib-olla pool aastat tagasi, mingi aeg, siis ma käisin mõtte välja enda vennale, kuule, see 2 tee vaheline põld, mis sellega on? Kuule, et kõnname selle teistpidi, silume ära ja paneme selle tulbid maha. Tulbid, mõtlesin, teeme nagu tulbipõllu, nagu teed Hollandis on. Hei, otsi need sibulad välja, paneme maha ja teeme ära, eks ole. Ja siis ma hakkasin vaatama, et kurat, et see tulbisibul on paganama kallis, et see oli ikka, ja kui palju seda läks vaja ja kõik see, aga see ongi see, nagu sa ütlesid, et raha taga kinni, et siukest midagi teistmoodi. Et see maa on, meil on maad vähe siin, et kõigil on maad vähe, ka võivad siin suurtalunik, kes meil täna külas on, võivad öelda, maad on vähe, kogu Eestimaal ja kõik ütlevad, maad on vähe. Et võib-olla, nagu siin keegi ütles hästi, et ära hoia mune ühes korvis, et tee midagi muud, pane see, võib-olla kuskil see mingi niss, mis sa saad panna hoopis teistmoodi teenima. Muidugi see tahab meeletut kulutust, aga kui sa ei proovi, siis ei saa teada ka. No aga meil on hea näide siit võtta, Lavendlitalu. Ainulaadne Eestis, turundust ise ei pea tegema, tehakse kõik ajakirjad, ainult on rivis ukse taga, et tahaks artiklit kirjutada ja see põld üles hakkab, lähme otsime tulbisibulat ka. Või hakkab trühvlit kasvatama. On see mõte ka läbi käinud, aga meil on see, paganama ju, ärme täna sellesse teemasse lasku, meil on metsad sibu täis, et trühvel, mis seal metsas on, ta tuhnib siin üles, et ärme selles, et see liiga meil ei ole lihtsalt aega selle jaoks. No nii, aga Olav, millest sina unistad? Kõige lihtsam näiteks tõstaks taset, et kui raha ei oleks probleemiks, siis teeks paljusid asju paremini ja parema kvaliteediga. Et siin on, mina ei ütle, et maapuudus räme on, lihtsalt on see, et teda ei saa niimoodi kasutada, et sa saaksid piisava koguse tulemust sealt kätte. Selle jaoks ei ole sul lihtsalt võimalusi, sa ei saa lihtsalt sellistele rahadele ligi, et sa saaksid seda niimoodi hallata, et sa saaksid sellise nagu tulemuse kätte. No Ergo, millest sina unistaks põllumeeste eest, kui raha ei oleks probleem? Kas siis oleks kõik Hiiumaa koolid ja lasteaiad 100% kohaliku toiduga kaetud? See selles mõttes on meil niikuinii siht, et võimalikult suur osakaal toidust tuleks koha pealt. Aga kohati teeb aeg ja lootus juba meie ees ka, et kui siin sai mainitud, et 30 aastaga lehmad on oma toodangut 3 korda tõstnud, et ma ei kahtle lehmades, et
30 aasta pärast üks leht toodab aastas üle 30 000 kilo piima, et selles suhtes võib mine kooli. Võib ju ka väiksema karjaga siis hakkama saada, ehk tegelikult ma märksõnana ütlekski mitmekesistamine ja kvaliteedile rõhumine, et Hiiumaal ei peaks sellisele massile panustama, sealhulgas massiturismile, et meri jääb meid alati ümbritsema ja meil ei ole mõtet tuua siia neid suuri masse. Ja kui lehmatoodang juba nii palju kasvab, sa saad väiksema karjaga toimetada, siis sinna juurde sellised nišitooted ka ikkagi, et sul on üks lehm, keda siis saavadki turistid tulla ja lüpsta ja pakud siis neile kohe seal kalli hinnaga lüpsisooja piima kõrvale müügiks ja joogiks, et eks see võiks olla suund, mitmekesistamine ja kvaliteedile rõhumine. Mul on tunne, et siin on väga mitmest jutust täna läbi käinud ühest küljest sotsiaalmeedia, nunnud vasikad, nunnud lambad ja nii edasi. Et mul on tunne, et Hiiumaa vajab ühte staarlehma, keda kõik saaks lüpsta, kogu aeg oleks Instagramis. Seal välja valimata täna. Et niimoodi kurikuulus, keda tullakse ka Mandrimaa pealt ja vaatad kaugematki vaatama ja lüpsma. Nii et üks leht vahepeal jõudis riiklikku meediasse, kes Viiri bussipeatuses bussi ootas. See ei olnud leht, see oli mullikas. Teelatehnika, no jah. Nii, aga Timo, millest võiks noortalunikud unistada, kui raha ei oleks probleem? Väga keeruline küsimus, et valikuid on nagu palju, et kindlasti meie üks soov on, et me jõuaksime oma ühingu tegevustega seda siia Hiiumaale rohkem, et tihtilugu... Et kõik 8 Hiiu-talunikku oleksid liikmed. Täpselt, et veel 2 on veel minna, et see on suur soov. Aga teisest küljest jällegi, nagu siin ka läbi kõlanud on palju, et meie väiketalunikud ja noortalunikud oleksid ka selles nii-öelda rõõmsas kohas, et me ei peaks rääkima nendest kurbadest asjadest siin või et jälle on ikaldus ja ei tea, mis see aasta toob, et on põud ja ujutusvaheldumisi. Et oleks ka neid häid aegu juures, et saaksime rõõmuga öelda, et piimapudel maksab poes rohkem kui veepudel, et on hästi. No sellise rõõmsa tooniga ma arvan, et rõõmsa unistusega on meil paslik siin lõpetada ja teine üleskutse siis, et hakkame seda oma staarlehma nüüd otsima kõik koos. Õues ootab. Nii, aga aitäh Joosep, aitäh Olav, aitäh Ergo, aitäh Timo, aitäh Martin ja aitäh teile, kallis publik.